Nexus 6P, Mate S ja veel on mõned Huawei nutitelefonid, mis tulid eelmise aasta sügisel müügile. Mõned kuud hiljem tegi tehnikatootja avalikuks uue Mate 8 telefoni, mis on hiljuti ka Eestisse jõudnud. Selle telefoniga täna tutvust teemegi. Väliselt telefoni vaadeldes tuleb kohe silme ette Mate S nutitelefon, mille disain on peaaegu identne Mate 8-ga, kuid siiski paar erinevust võib leida. Mate 8-l pole õnneks enam koledaid valgeid triipe tagaküljel, all ja üleval ning nii kaamera kui ka sõrmejäljel lugeja on ümarad, mitte enam ruudukujulised. Mate 8 on nagu Mate S ja eelmised mudelid, ehk siis ehitatud üleni metallist. Välja näeb see suurepärane, kuid väliselt üheks miinuseks on tagumised ääred, mistõttu pole telefoni käes väga mugav hoida. Aga selle probleemi lahendab komplektis olev kaitseümbris. Telefon on suur ja kindlasti kõigile see lausa 6-tollise ekraani tõttu ei sobi. Ekraan on Mate S omast pool tolli suurem ja see ulatub äärtest peaaegu telefoni servadeni. Ekraani suurimaks probleemiks on resolutsioon, mis küündib vaid Full HD-ni. Pikslitihedus tolli kohta on ainult 350 ringis. Seega ekraani puhul millegiga hõisata ei ole. Küll aga võib seda teha järgmise 3 asja üle. Esiteks on kaamera väga hea. Kasutusel on uus Sony sensor, millega saab jäädvustada väga detailsed fotosid väga kiire ja täpse autofookusega. Entusiastide rõõmuks on kaamera rakendusel ka manuaalrežiim, kus saab peaaegu kõiki parameetreid seadistada, nagu peegelkaameralgi. Kaamera ainsaks miinuseks on see, et UHD ja 4K resolutsioonil ei saa videot salvestada. Seda saab teha maksimaalselt Full HD resolutsioonil kaadrisagedusega 60 kaadrit sekundis. Teiseks plussiks on sõrmejälje lugeja, mis töötab väga hästi. Sõrme tunneb see ära peaaegu alati ning ka üpris kiirelt. Nendele, kes pole varem selliste telefonidega kokku puutunud, kus on sõrmejälje lugeja telefoni tagaküljel, võib see tunduda väga ebamugava asukohana, aga reaalsuses on selline lahendus väga mugav ja kiire. Kolmandaks väga heaks näitajaks on aku. Kuna telefon on ise suur, on suur ka aku, mis mahutab lausa 4000 mAh. Sellega peaks saama telefoni kasutada 2 päeva ilma laadimata, mis tegelikult keskmise kasutuse juures nii oligi. Aga väga aktiivselt kasutades sai telefon siiski päeva lõpuks tühjaks. Esmakasutusel tekitas küsimusi telefoni tarkvara, milleks on Android, aga selle peal olevas Huawei kasutajaliideses pole sellist asja nagu menüü. Kõik rakendused on lihtsalt avaekraanil. Samuti on ebaselgel põhjusel eraldatud ülevalt alla libistatav kiirmenüü, kus muidu oleks kohe all ka teavitused, aga need on eraldi lehel. Tänu uuele 8-tuumalisele protsessorile liiguvad telefoni menüüd üsna kiirelt ja hangumisi rakendustes ja mängudes pole vähemalt senimaani täheldanud. Kokkuvõttes on tegu asjaliku nutitelefoniga, millega samas ehk 600-euroses hinnaklassis on ka Samsungi aastaega vana S6. Mate 8 sobib väga hästi inimesele, kellel on tarvis pika akukestuse, hea kaamera ning 2 SIM-kaardi toega telefoni.